Täna on suur neljapäev. Oleme kannatusnädala keskel ja suure neljapäeva piiblitekstid on väga pikad ja väga sisukad. Suurel neljapäeval räägitakse paljudest asjadest, mis toimus Jeruusalemmas vahetult enne Jeesuse ristilöömist. Suure neljapäeva õhtul Jeesus vangistati. Oli äraandja tema enda jüngrite hulgas, Juudas Iskariot, kes Jeesuse ära andis. Jeesus ka suurel neljapäeval pesi oma jüngrite jalgu. See oli märk sellest, et me oleme kõik üksteise teenijad. Ei ole meist keegi suurem kui teine ja Jeesus kutsus olema üksteise teenija. Suurel neljapäeval ka Jeesus seadis armulaua. Pühal õhtu sööma ajal oli Jeesus koos oma jüngritega koos ümber laua ja oldi valmis sööma paasa söömaaega, tähistama juutide jaoks olulist püha, millega meenutati Egiptuse vangipõlvest pääsemist. Aga see paasa söömaaeg oli eriline, sest Jeesus oli see ohvri tall, keda muidu paasa sööma ajal söödi. Jeesus alustas söömaaega, võttes leiva, tänas Jumalat, murdis, andis selle oma jüngritele ja ütles, võtke ja sööge, see on minu ihu. Ta võttis ka karika, tänas, andis selle neile ja ütles, võtke jooge, see on minu veri. Jeesus oli ohvri tall. Tema oli see, kes oli sündinud selleks, et meie eest surra. Sel samal õhtul läheb Jeesus Getsemani aeda, palvetab ahastuses Jumala poole, oma isa poole, paludes, et see kannatuse karikas läheks temast mööda, kuid ometigi öeldes siis, sündigu isa, mitte minu, vaid sinu tahtmine. See on see hoiak, mis meil ristiinimesena peab olema. Usaldus taevas isa vastu, et sünniks tema tahtmine, isegi kui minu tahtmine on teistsugune. Rahulikku suurt neljapäeva!